teile tundub, et see rada, mis te koolis teete, et selle raja lõpus ootab teid nagu ilus Lille-Aas ja nii-öelda paradiisi saar, et siis tegelikult selle raja lõpus on päriselt draakon, millest on vaja mööda saada ja selleks draakoniks on tööintervjuu ja seal selgub, mis te tegelikult selgeks saite ja mis selgeks ei saanud. Tänapäevases ühiskonnas, kus meil ongi hästi palju seda vibe-koodimist ja AI-d, et miks ma pean üldse tulema õppima selles valdkonnas mingit asja võrreldes sellega, kui ma saan lihtsalt sotsiaalmeediast mingi inimese kursusi leida või siis ise juurde uurida, eriti vibe-codingu kohta praegu. Vibe-codinguga on selline lugu, et ainus viis vibe-codinguga raha teenida on siis, kui sa oled vibe-codingu coach. Keegi teine sellega raha teenida ei saa. Kuidas saada vibe-codingu coachiks? Vot seda meie kood Jõhvis ei õpeta, et meie oleme ikkagi nagu nii-öelda päris asja juures. Vibe-coding on tore, loomulikult. Ei tohi nagu segamini ajada, mis on nagu päris mingi toote loomine ja mis on vibe-codingaga sellest prototüübi loomine. Meil on üks hea sõber ja kolleeg, kes meid ka õppekava loomisel nõustab, mitte Kalle, üks teine härra, kes ütleb midagi sellist, et vibe-coding ja päris toodangu vahe on umbes samasugune nagu liivalossil ja päris lossil. Sa ei saa ühest teist teha. Kas kraadi saab ka CodeTechist? Koostöös EBS-iga saab, aga lõppkokkuvõttes muidugi ega kraad ise ei tee meest ega naist. Kui sa nagu koodida oskad, et miks sul oleks vaja osata näiteks juhtida? Iseennast kõigepealt, ma arvan, oleks hea juhtida. Et selles mõttes sellest hakkab kõik nagu pihta, et sa suudad enda aega ja enda prioriteete ja enda ressurssi juhtida. Sealt edasi saaks õppida nagu ka teisi juhtima. Kood Jõhvis ongi siis päriselus see mentorlus, et mis on nagu kõige suurem vahe sellele, et kui keegi on reaalselt sul kõrval, juhendab sind ja sellele, et kui sa otsid ise, ongi näiteks kuskilt sotsiaalmeediast abi või kas või küsid ise ailt? Vahe on nagu selles, et sa liigud omas tempos, ehk siis kui sul on aega, kui sul on otsustad, et pika sessiooni, siis paned poole ööni välja, et sa ei sõltu nagu mingist ajakavast või sellest hetkest, kui see, ütleme siis mentor või juhendaja saadaval on, et see on nagu üks pool. Ja teine on see, et inimesed liiguvad ka erineva kiirusega, et mõnel on varasemalt kogemust rohkem, mõnel on vähem, mõni vajab sügavamalt sellega toimetamist enne kui teistega samale piirile jõuab.